Iga nädal vajavad 100 inimesed vereülekannet. Olgu selleks operatsioon, sünnitus või lihtsalt raske õnnetus. Kust see veri tuleb, kuhu läheb ja milline näeb välja selle teekond? Mina olen Jaana Otsa ja koos enda kursusekaaslastega lähme uurima asja lähemalt. Oleme 7 Tallinna Ülikooli Balti Filmimeediakooli ehk BFM-i televisiooni saatejuhi ja toimetaja mikrokraadi õppurit ning läheme nüüd põnevale uurimisretkele, et aru saada, kuidas täpselt jõuab veri loovutajalt abivajajani. Algab saade Iga tilk loeb. Tere! Sooviks verd loovutada, veredoonorist olla. Meie doonor. Ei ole varasemalt käinud, nüüd esimest korda. Mis ma tegema pean? Siis ma vormistan teid. Dokumenti läheb vaja. Jah. Nüüd te peate minema arvutisse, vastage küsimustele. Arvutid on siin kõrval. Siis võtke järjekorranumbrid, palun. Aitäh! Nii, ja lähme vaatame, mis meid siis edasi ootab. Loomulikult valime eesti keele. Isikukoodi ma teile nüüd avalikustama ei hakka, aga isikukoodi alusel saate vastata siin küsimustele, mis on väga väike, aga oluline eeltöö ja rõhutan, et tuleb olla aus. Kusjuures huvitavamad küsimused neist on, kas ma kaalun piisavalt palju ja kas mul on hullulehmatõbi. Jah, ma kaalun piisavalt palju ja ei, mul ei ole hullulehmatõbi, nii et võime vabalt edasi liikuda. Ja. Tere! Sisse. Tere! Ole hea, istuge. Nii, mis minuga nüüd edasi tegema hakatakse? No kõigepealt vaatame sinu küsimustikku üle. Jaa, mul oligi küsimus, mis lugu selle reisimise teemaga oli? Praegu on tõesti niimoodi, et teatud Euroopa riikides, mis asuvad just seal Vahemere ääres, näiteks Itaalia, levivad mitmed troopilised viirused, näiteks Lääne-Niiluse viirus. Ja seetõttu sealt reisimast tulles on 28 päeva vereloovutuse piirang. Aga kas on mingisuguseid ravimeid ka, millega ma peaksin arvestama? Jaa, muidugi. Näiteks kindlasti ei saa verd loovutada siis, kui astmaravimid on kasutusel või ATH-ravi. Aga kindlasti saab verd loovutada näiteks vererõhuravimite tarbimise ajal, kui vererõhk on normaalne selle foonil. Ja ka antidepressandid ei sega vereloovutust. Mul on nüüd siuke lugu ka, et mul on see suur tätoveering siin, et kas see nüüd segab? Ei, see ei sega absoluutselt ja ma vaatan, et teil on imehead veenid ka. Nii et kindlasti saate verd loovutada ja kui te ei ole teinud seda tätoveeringut viimase 4 kuu jooksul, ei ole. Siis ei sega absoluutselt vereloovutust. Ja siis mõõdame hemoglobiinisisaldust, vererõhku, vaatame veenid üle ja kui kõik on korras, siis saad vereloovutusele. Siis võime minna protseduuri juurde. Nüüd on see aeg käes. Sina kardad verd, mina kardan verd. Mis saama hakkab? Teeme lihtsalt ära ja ärme mõtle. Väga hea. Tere, tõin teile doonori. Jaa, palun. Kummas käest ma võtan. Mainin siis ära, et ma olen esimest korda. Vaikus enne tormi. Mis täpselt praegu juhtuma hakkab? Valmistame siis selle punkteerimise koha ette, nii et desinfitseerime ära ja otsime veeni välja ja siis läheb nõel sisse. Ma vaatan, et võtsite ka mitu katsutit välja. Kas võetakse ainult verd või võetakse midagi veel? Me võtame ka koos verega, võtame ka laboritesse analüüsid, nii et kõik vered alati kontrollitakse ennem üle, ennem see veri kellelgi ülekandeks ei lähe. Ja meie kontrollime siis levinumad nakkushaigused ehk HIV, süfilis ja hepatiidid. Ütlen ausalt, ei ole väga enesekindel siin olla, aga ma arvan, et kui ma selle üle elan, siis ma elan elus kõik üle. Kui tihti inimesed siin minestavad? No väga tihti seda ette ikkagi ei tule ja enamasti ta juhtub sellepärast, et inimene lihtsalt ise mõtleb natukene üle. Ja teine asi, kui tulla söömata ja väsinuna, siis võib ka seda juhtuda. Aga väga tihti seda ette ei tule. Aga kas vastab tõele, et mehed minestavad rohkem kui naised? Ma ei tea seda statistikat päris. Ei, ma ei julgeks niimoodi väita. Nad võib-olla kardavad rohkem, võib-olla käivad vähem. Doonorid on enamus ikkagi naised. Ma üritan kuidagi vähem mõelda. Ma arvan, et kui ma rohkem mõtlen, siis läheb hullemaks. Ja eriti kui esimest korda olla, siis ma saan aru, millest see närv tuleb. Mul on väga hästi. Ja aina paremaks läheb. Ma praegu tunnen ennast tõesti väga hästi. Päriselt ei ole üldse nii jõudne. Jooge mahla, sööge korralikult, magage.
Kui teil kõik need kriteeriumid on täidetud, siis köki-möki. Niimoodi siis läheb umbes 6-8 minutit. Kõigil võtame 450 millilitrit. Ei ole vahet, kas mees või naine, kõigil on üks kogus. Aga miks just selline kogus? No on leitud, et see on kõige optimaalsem kogus, mida saab doonorit võtta, kes kaalub vähemalt 50 kilo. Et see ei tee nagu tema enda tervisele kahju. Nii, ja mis saab nüüd nendest veredest, mis te siin eraldi võtate? Need lähevad ka siin laborisse uuringuteks. Seal siis vaadatakse üle, et veri oleks ilusti vere ja ülekandekõlbulik. Aga miks te tänapäeval nii palju plastmassi kasutate? Vanasti oli kõik ju klaasnõudes ilusti. Kus on keskkonna kokkuhoid? No see ei ole enam turvaline. Tänapäeval ikkagi kõik ühekordsed süsteemid ja siis nii on turvalisem. Aga kas vanasti tõesti oli nii, et oli klaasnõudes veri teil siin? Jaa, ma ise küll ei tea seda aega, aga olen näinud pilte ja kuulnud vanadelt olijatelt küll, et klaaspudelitesse korjati. Ja kui klaas läks katki, siis oli verd? Siis oli verd igal pool, jah. Just. Seda me üritame nüüd vältida, nii et sellist asja enam ei ole. Aga muidugi ei ole meie Jaana ainukene tänane vereloovutaja. Ja on reede pärastlõunal, kell hakkab 3 saama ja siin doonorikeskuses on tõesti kohe-kohe kõik toolid on täis. Inimestele väga meeldib verd anda. Tere, miks teie tulite verd andma? See on hea harjumus. Kas te mäletate, miks te tulite esimest korda kunagi doonoriks? Sellest on teistele palju abi ja mina ei kaota sellest mitte midagi. Teie olete täna väga rahulik. Mitmes kord see teil on juba? 2-30, enam ei teagi peast. Miks te käite verd annetamas? Mul on oma pereliikmetele suuri operatsioone tehtud ja siis mõtlesin, et saan selle vere tagasi annetada, mis neile on antud. See on lihtne ja moodus midagi head teha. Vereloovutus on Eestis tasuta heategu. Suure südamega head tegijatel on siiski võimalus verekeskuse poolt midagi tagasi saada. Mikrofoni võtab üle meie järgmine mikrokraadikas Anette. Verd annetades sa ei päästa mitte ainult elusid, vaid verekeskus kingib ka sulle peale vereannetust väikse meene. Nendega tulimegi praegu tutvuma. Tere, Mirjam. Tere. Tee natukene siin meile tuuri, mis meeneid me võime siin peale vereannetust endale koju võtta. Ja, meil on igasuguseid asju, et me proovime ka hästi hooajaliselt ka läheneda. Selles mõttes ikkagi menetele, et näiteks me hiljuti tuli just jääkuubikud tulid. Et võigemini me ei anna jääkuubikuid, vaid need on siis siuksed kivikesed, mis siin on. Et sa paned need sügav külma ja siis sa saad need hiljem endale joogi, siis sa paned jook siis ikkagi külmana püsiks. Ja siis nüüd oleme katsetanud ka erinevaid värve, et kui üldjuhul meil on kõik mustad, valged, siuksed punased, et siuke hästi verekeskuse teemaline, siis seekord mõtlesime, et okei, aga proovime roosat ka. Ja kusjuures roosat läheb, et roosad pudelid on ühed kõige populaarsemad pudelid ja hetkel räägitakse ka seda, et neid roosasi kotte läheb ikkagi päris palju. Aga miks vereannetusest tänapäeval Eestis enam raha ei saa? Et väga paljud uuringud on näidanud, et näiteks ongi, et inimesed hakkavad valetama siis enda tervise küsimustikes. Et oletame, et ongi kuu lõpp on käes, raha enam väga ei ole, siis mõtled, et okei, ma lähen verd annetama, ma ei räägi neile seda, et mis minuga tegelikult on juhtunud, et või mis haigused mul võivad olla, et vaid ma annetan selle raha või annetan selle vere ära, et ma saaksin raha, nii kuu lõpuni saan mina ilusti elatud, aga siis näiteks laboris tuleb välja, et okei, et tegelikult seda verd üldse ülekandmiseks ei ole võimalik nagu anda. No teeme seda ikka heast südametundest, nii et aga lähme vaatame, mis saab edasi. Aitäh! Yes, I made it. Mul on nii hea tunne praegu. Nii, veri antud. Kas on selline tunne, et päästsid praegu 3 inimese elu? Väga hea tunnen. Kindlasti tulen tagasi. 3 elu päästetud teeb olemise ja meele väga palju rõõmsamaks, aga ma arvan, et see tänutunne on sellest oluliselt veel suurem. Ja see roosa kott, mille sa nüüd saad ka ju. Ja mul on eesmärk nüüd see roosa kott saada. Ma sain selle julgustükiga hakkama, ma olen ühe roosa koti ära teeninud. Aitäh teile. Kena päeva. Verekeskuse suures saalis toimub aga hoopis eriline protsess. Kui enamasti me mõtleme vere loovutamisel täisvere peale, siis siin on hoopis selles ruumis on Aferees. Aferees on verekomponentide eraldamise protseduur, kus inimeselt võetakse vaid üks kindel vereosa, näiteks vereplasma või punalibled, ning kogu ülejäänud veri suunatakse eriliste pumpadega kohe doonori kehasse tagasi.
täisvere andmisest võib afereesi teha sagedamini. Mina olen kinni püüdnud 2 väga huvitavat doonorit. Täis nimi on Ingvar ja amet on kaitseväelane. Ohoo, väga põnev. Ja nüüd, kust on tulnud selline mõte või idee, et nüüd tulla olla siis vereplasma doonor ja kui sagedasti või kui mitu korda te olete juba käinud? Käimist ma täpselt üle 100 korra on. Aga kust üldse selline mõte tuli või miks? Tegelikult kunagi sai käima hakatud, ma andsin ka täisverd ja siis andsingi täisverd ja see on nagu hea enesetunde ja kõikide jaoks. Kuna veenid on korralikud ja siis öeldi, et äkki tahaks ja freesi doonoriks tulla. Mis on nagu see sisemine motivatsioon, et miks te ikka ja jälle tulete siit uksest sisse, et istuda tunnike siin tooli peal? Üks on siin toredad õed ja medpersonal ja üldse inimesed. Aga tegelikult teine on see, et eks vananedes hakkad aru saama, et nagu tegelikult see enamus asi läheb ikka inimestele, kes vajavad seda nagu väga. Ja kui ikka, see enamus lähebki selleks ja eks hea tegevus rohkem. Nimi on Indrek Šülla. Amet on mul seotud merega, momendil riigilaevastikus Vanemere loots. Mida te oma kehast siis välja andsite? See on ehk siis afereesi doonorlus, kus võetakse plasmat või trombotsiide. Targad masinad filtreerivad selle välja vastavalt ja protsess on kuskil tund aega. Et see veri kõigepealt pumbatakse siis sellesse kotti. Tekib selline mõnus kollane vedelik, mis läheb peaaegu üsna kohe ka haiglasse. Seda säilitatakse väga väheseid päevi. See on nii nutikas masin, et see ise tegutseb vastavalt programmile. Ja kui sagedasti seda protseduuri anda saab? 18 aastat anda ja 3 nädala tagant ja 6 korra kuskil niimoodi. Ja olete kokku lugenud ka, kui palju neid kordi juba siis nüüd on? Täna vist oli 226 või? Ohoo, siis ma saan aru, et ka teil on kodus selline uhke karikas, mida antakse siis 100 või 200 korra puhul? Karikad on käes ja see aasta õnnestus ka presidendi juures, nii et punane rist saada, nii et ma olen tänulik selle eest, et olen saanud jagada elu ja tervist teistele. See on selline positiivne harjumus, nagu meil kõigil on omad harjumused, aga ikkagi see on nagu seesmine võib-olla selline hingemissioon, et elus jagada seda, mis on nagu, ma tunnen ennast hästi tervena, energeetilisena, et miks ma ei võiks siis seda jagada nagu siis seda füüsilist poolt, et mis on nagu toetab ka teisi inimesi ja kõiki, nii et lihtsalt tunnen ennast väga positiivselt, kui ma saan aidata. Sellel päeval kogutud doonorivere teekond jätkub aga hoopis järgmise päeva varahommikul linna teises otsas asuvas kompleksis. Kell on 7 hommikul ja meie oleme tulnud vaatama siia Hiiule Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse laborisse ja tootmisesse, mis saab verega edasi pärast seda, kui see doonorilt siia tuuakse. Ja nüüd olen ma endale jalga saanud sinised sussid, sest et siit punasest joonest ei tohi keegi üle minna ilma vahetusjalatsite või siniste sussideta. Seal algab vereteekond tootmisesse. Tere! Vot niisugustes kastides need veredoosid, mis eile oli kogutud, doosid jõuavad meieni tootmisosakonda. Ja siin me teeme nendest veredoosidest komponendid. Ja patsiendi jaoks on ikka sobilik, kui temale kantakse just need rakud, mis praegu tal on vaja. Nii, alustame. Mis on see esimene asi, mida selle verega siis praegu tehakse? Esimene asi, mida me vaatame, et temperatuuri logerid kontrollimine. Kui temperatuuridega on kõik korras, siis materjal kaalutakse ja kontrollitakse, et veri on jätkuvalt õige konsistentsiga. Nüüd on see veri, mis siin kärul on, läbinud kontrollkaalumise ja on aeg alustada tõelist teadust. Teatavasti on igale inimesele, kellel kodus on pesumasin, tsentrifuug, tuttav sõna. Aga mida tehakse tsentrifuugis verega? Siin on meil käes täisvered ja tsentrifuugimise eesmärk on neid täisvered kihistuda. Et kuna tsentrifuugis mõjub tsentrifugaaljõud, just selle jõu mõju all rakud oma
erikaalule või suuruse järgi, kas sadanevad alla või kerkivad ülesse. Ehk plasma, punalibled ja niisugune asi, me nimetame seda PAFI-kood ehk trombotsüütide, leukotsüütide kiht. Kodus pesumasin maksimum teeb 1200 pööret minutis. Täisvere jaoks me kasutame 3700 pööret minutis. Ossa taevas. Ja see me nimetame tugev tsentrifuugimine. Igale verekotikesele on lisatud ka 2 tühja kotti, kuhu verekomponendid hiljem eraldatakse, kuid üks verekomponentidest ei sobi puhtal kujul haigete aitamiseks ja sellest püütakse lahti saada. See on filter leukotsüütide emaldamiseks. Leukotsüüdid on siis need, mis tegelevad inimese immuunsussüsteemiga. Aga miks te neid eraldama peate? Miks need ei lähe koos verega? Kui seda võõrast immuunsust üle kanda patsientidele, kelle organism niingi nõrk, siis me teeme talle mitte nii head, nagu me tahame. Hästi, aga ma vaatan, et siin on väga huvitav muuseumi eksemplar. Sellist asja ma mäletan lapsepõlvest kuskilt, ma ei tea, Turult. Aga rohkem hiljem ei ole väga näinud. See on ka väga oluline tsentrifuugimise juures, et need doosid on omavahel tasakaalus. Siis me kasutame need kõige töökindlamad seaded. Miks just see vana, mitte mingi uus kaal? Praktika näitab, et see on kõige töökindlam ja kõige täpsem. Tasakaalustatud verepakikesed lähevad nüüd 10 minutiks võimsasse tsentrifuugi. Aga meie saatejuht Kadri uurib samal ajal, mida tehakse laboris doonoritelt võetud väikeste katsutitega. Aga enne veel, kui veri alustab oma teed haiglasse patsiendini, peab ta läbima põhjaliku testimise, sest iga viga kas veregrupis või mõni nakkus doonorveres võib tähendada suurt ohtu patsiendi elule või tervisele. Mis siin masinas praegu toimub? Meil on veregruppide labor, kus me teostame doonori veredele AB0 veregrupi määramist ja RHD kuuluvuse määramist ning lisaks me uurime ka teisi veregrupi süsteeme, et tagada patsientidele, kes vajavad vereülekannet, võimalikult sobivad vered siis. Ja mis siis juhtuda võib, kui inimene saab näiteks vale veregrupi või mitte nii hästi sobiva vere? No kui patsient ikka täiesti vale veregrupi saab, siis see võib lõpeta surmaga. Kas mõnikord on juhtunud ka, et mõnest verest avastategi mingi nakkuse? Kindlasti vahest on, kuid üliharva, et võiks öelda, et meie doonorid on tegelikult väga tublid ja puhtad. Ja mis siis saab, kui te avastate nüüd mõne nakatunud vere? No, tegeleme sellega, et meie jaoks on teha kindlaks, et see vastus on tõene, et me saadame kinnitavatele uuringutele ja meie arst siis suhtleb edasi doonoriga. Nii, ja kui te nüüd võtate selle testimisse, et kas siit ma näen ära, et tegu on minu naabri Mariga? Ei, seda ei ole võimalik näha, kuna ei ole ei doonori nime ega tema isikukoodi, vaid on verekood. Tegelikult teostaja ei tea, kes see on ja et tegelikult andmed on anonüümsed, et ligipääs on andmetele ainult teatud inimestel, kellel on konkreetselt tööks vaja. Ühesõnaga, õhtul nad lähevad testimisse ja järgmise päeval kell 11:30 peavad olema vastused olemas. Just. Olen endale kätte saanud ilusad sinised kindad. Siin ruumis on tegelikult väga erilised inimesed, sellepärast et seda ametit kui mitte kusagile ei õpetata. Ja inimesed õpivad seda siin 2 aastat. Olen saanud eriloa natukene proovida ja katsetada ja olla praktikant, aga praegu me alustame separeerimist ehk siis eraldamist nende kottidega, mis tulid tsentrifuugist välja. Ja hoolikalt, et mitte loksutada, üleval ongi see plasma, siin on eritrotsüütide ehk punalibled ja keskel niisugune hallikas kiht on trombotsüütide, leukotsüütide kiht. Ehk siis vereliistakud ja valge verelibled. Ühesõnaga, seda tööd ei saa teha keegi, kellel käed väga värisevad. Ei tohi. Paneme niisuguse seadme peale. Need on optisilmad. Me jälgivad seda kihti.
ja edasi eraldabki optiliste silmadega tark masin plasma ja punaverelibled doonoriverega kaasas olnud 2 tühja kotikesse. Algsesse kotikesse jääb vaid trombotsüütide ja verevalgeliblede segu. Ehk siis siin on plasma. Plasma võib olla väga erinevat värvi sõltuvalt siis sellest, mida inimene on söönud. Kui ta on söönud asja peeti, siis on see punane. Ja kui ta on söönud asja näiteks porgandit, siis on oranžikam ja taimetoitlastel tavaliselt roheline. Kui me siin varasemalt töötajatega rääkisime, siis sinist nad ei ole näinud, nii et ma kahjuks ei tea, kui palju peab sööma mustikaid, et saaks sinise plasma. Edasi tuleb vere punaliblede komponent veel täiendavalt täiesti puhtaks teha. Algab vere nõrutamine läbi kaasas olnud valgeliblede filtri. Kui kaua see nüüd tilgub siin siis? 15 minutit kuskil keskmiselt 15 minutit. See veri läbib filtrid, leugud emaldatakse. Ehk et siis see jääk, mis siia võis veel valgetest verelibledest jääda, ta on siin filtri sees. Jah, see filtri pool on tühi, siilerdame ära. Need on nagu kodused lokitangid näevad välja. No, mitte päris. Aga see on kuum või mida ta teeb? Jah, kuumutab. Ja nüüd, kus on komponendid valmis, siis pannakse nendele peale silt ja siis lähevad nad siit edasi karantiini ootama siis vastuseid, et veri on ohutu ja seda võib patsientidele edastada. Lõpuks eraldatakse spetsiaalse protsessi abilt tsentrifuugitud verest ka trombotsüüdid ehk vereliistakud, mille ülesandeks on organismis verejooksu peatamine hüübimise abil. Kõigi 3 põhilise verekomponendi säilitamine verekeskuses on aga erinev. Siin ruumis hoitakse plasmat. Millise temperatuuri juures plasmat säilitatakse? See peab olema -26 ja madalam. Ja plasmavarud on meil head. Plasma säilib kuni 3 aastani. Võid katsada. Plasma, mis sobib kõigile ülekanneks. Need, kellel on väga suur verekaotus, aga ka sünnitajad ja lapsed. Ja kuna me tahaks iga ühe patsiendi aidata, me alati tahame valmis olla, et lastele vastsündinutele ja enneaegselt vastsündinutele me üritame niinimetatud titedoosid hoida. Et näiteks kui plasma, ütleme, suur doos on natuke alla 300, siis titedoos on niukene pisikene vastsündinu jaoks. Ja nüüd lähme järgmiseks trombotsüütide ruumi. Vereliistakud ehk trombotsüüdid vajavad kõige erilisemat hoolt, sest hüübimisest vastutav komponent võib lihtsalt seistes kergesti kokku kleepuda. Trombotsüütidel on kõige lühem eluiga. Trombotsüütide eluiga on 7 päeva, säilivad toatemperatuuril. Ja nemad peavad pidevalt niimoodi loksuma, et siin on näha. Ja need komponendid me saadame ka üle Eesti. Et see patsient, kes vajab, siis nendele saadame. Uurimisretk verekeskuse tootmiskompleksis lähenebki lõpule. Mina olen nüüd koha sisse võtnud inimestele kõige tuttavama verekomponendi punaste vereliblede ehk erytrotsüütide säilitusruumis. Selles väikeses ja pisut jahedas ruumis on sadu verekotte, mis siis ootavad oma teekonda. Täna täpsemalt on siin 850 verekotti. Ei tundu see ruum üldse väga suur ja ma saan aru sellest, et täna siin nendes kappides on ligi 40% kogu Eesti verevarustusest. No isegi võib öelda rohkem. Et sõltuvalt eksu ajast. Et see tundub tõesti väike kogus, aga piisavalt palju. Ja nüüd siin on nendes kappides punaverelibled. Mis temperatuuril see praegu säilitatakse siin külmikutes? Erytrotsüüdid säilivad +4, +6 temperatuuri juures. Nagu tavakülmiku temperatuur. Nagu tavakülmik. Aga kui juhtub, et nüüd mõni külmik läheb rikki, mis siis saab sellest verevarustusest? Meil on asenduskülmikud olemas, igas külmikus on andur sees, siis kohe alarm lülitub ka sisse. Kui kaua säilib see veri? Alates vere võtmises 35 päeva.
mis juhtub, kui see veri ei lähe välja? See ei meeldi muidu mitte kellelegi, aga mõni väike protsent läheb hävitamisele. Meil peavad varud olema piisavalt suured, et iga inimene saaks oma veredoosi. Sellega me riskime, et väike protsent läheb hävitamisele, aga midagi pole teha. Olen kuulnud ka seda, et on Eestis tehtud ka ema-üsa sees olevaid vereülekandeid. Ühelt poolt see tundub nii keeruline, et veel sündimata lapsele teha vereülekanne. Kuidas see täpselt toimub ja kas ta saab samamoodi siit kapist selle vere? Ja, kui on teada, et selline laps on olemas, on tulemas, haiglad annavad meile teada ja me valmistame seda komponendi. Möödunud aastal käis Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuses üle 14 000 doonori ja haiglatesse väljastati abivajajatele üle 30 000 doosi erinevaid verekomponente. Kui ka sina soovid sõna otseses mõttes päästa kellegi elu, siis vere loovutamine on selleks kõige parem viis ja nagu saate alguses ka nägite, jõukohane kõigile. Veri antud, elud päästetud, kott käes. Näeme verekeskuses.